On olemas lihtne tõde selle kohta, miks Poola on saanud üheks maailma turvaliseimaks riigiks. Ja see on tõde, mida nad tegelikult ei taha, et sa kuuleksid. Kuuleme, mis see on. Miks on Poola väga turvaline? Kui sa lähed Pariisi, lähed Amsterdami, jah? Kas sa tead, miks? Ütle mulle, miks? Hästi, mu sõber. Kas sa tead, miks? Jah, tead küll. Bro, meil ei ole immigrante. Meie ei võta vastu inimesi nagu mina. Ja see ongi asja mõte. Ta on parim. Sa ei ole poolakas. Sa oled poolenisti korealane. Ja siin oled sa turvalised. Me ei vägista sind. Me ei löö sind. Me ei tee seda. Nad lihtsalt naeravad selle üle, nagu see oleks naljakas, sest nad on selliste asjade eest kaitstud, aga see ongi saanud sõna otseses mõttes normiks üle Euroopa riikide. Siin on turvaline. Ja see ongi asja mõte. Kõik on siin turvalised, aga Pariisis, Londonis ega Amsterdamis see nii ei ole. Seal ei ole inimesed turvalised. Siin on kõik turvalised. Ja tundub, et Poola on selle üle tegelikult erakordselt uhke ja püüab seda kaitsta, sest nad said sellest varem aru. Lubada oma riiki suur hulk sissetungijaid, kes ei taha sinu riiki ega kultuuri omaks võtta, vaid pigem tahaksid üle võtta, on halb mõte. Ma mõtlen, kes oleks arvanud, et nende kahe asja kokku panemine, et sissetungijad ei ole sinu kultuurile head. Ma mõtlen, selle geniaalsust on tõesti raske mõista, aga just nii see ongi. Nad lihtsalt ei lase sissetungijatel sisse tulla. Ja kuulge, nad võtavad seda tõesti tõsiselt. See on Dominican, üks nende poliitikutest. Kuulake seda. Miks te toetate migratsiooni? Sest ma tahan, et mu tulevane tütar oleks elus, mitte vägistatud ja tapetud. Kas sellest piisab? Kas see on piisav põhjus? Poola on immigratsiooni eest üsna kaitstud riik. See on 0. Meil ei ole ebaseaduslikke migrante. See ei ole lihtsalt kaitstud. Me ei lasknud neid sisse. Mitte ühtegi. 0. See on sellepärast, et te kardate, milleks Euroopa muutumas on. Me oleme targad. Me oleme vaprad mehed. Vaata mind. Ma ei karda midagi. Me oleme vaprad. Me oleme tugevad. Me ei ole poliitilised korrektsed. Meil on ükskõik. Me hoolitseme oma perede eest. Ja mis mulle tundub nii hullumeelne on see, et ükskõik kuidas sa seda vaatad, sulle öeldakse, et see mees on parem äärmuslane. Ja jah, on väga võimalik, et ta on paljudes ideoloogiates äärmuslikult parempoolne. Aga fakt, et ta on valmis ütlema, hei, ma tahan oma perekonda kaitsta, seetõttu ma ei luba ebaseaduslikke immigrante. Ta ei räägi seaduslikest, vaid ebaseaduslikud immigrandid ei tule meie riiki. Ja meil on selle suhtes 0 tolerantsi poliitika. Sellest on saanud äärmuslik asi, mida öelda. Jällegi, ma ei räägi ülejäänud poliitikatest, ma ei tea. Aga see oli normaalne. Aastal 2000 oleks see olnud lihtsalt tsentristlik, normaalne, isegi potentsiaalselt demokraatlik seisukoht. Lihtsalt, tere sõbrad, me ei arva, et ebaseaduslikel sissetungijatel peaks olema lubatud meie riikidesse tulla. Ja sellest on tehtud äärmuslik seisukoht. Ja nagu ta ütles, see ei ole sellepärast, et nad oleksid rassistid, vaid sellepärast, et nad on targad. Nad saavad tegelikult aru sellest, mida me kõik teame tõsi olevat. Kui sa lubad tuhandete ja miljonitel inimestel, kes ei sobitu sinu ühiskonnaga ja tahavad tulla sinu ühiskonda tungima, siis sa toodki 3. maailma probleemid endale sisse. Kuulge, see ei ole üldse keeruline, aga jällegi, viis, kuidas Poola seda jõustab. Pole nalja asi, nad ei tee nalja, see on tõsine asi. Nad ei karda avada tuld, päriselt tuld, nende inimeste pihta, kes tulevad ebaseaduslikult sisse. Ma mõtlen, vaadake lihtsalt seda kaadrit. Siin on inimesed, kes üritavad sisse murda ja Poola politsei on nagu ei. Kas kuulsid seda lasku? Jah, ei. Kui sa kavatsed meie piirist sisse murda, siis ei. See on ebaseaduslik. Sul ei ole lubatud seda teha. Me ei kavatse sind kinni pidada. Me ei kavatse sind arreteerida. Me ei hakka sind kord või 2 viisakalt hoiatama. Me lihtsalt takistame sind sisse tulemast. Ja tead, mida see teeb? Seda nimetatakse heidutuseks. Sest kui nad on seda teinud 5 või 10 inimesega, ja muidugi see on kohutav asi kedagi tappa, meil ei meeldi see mõte, aga kui keegi teeb midagi ebaseaduslikku ja üritab piirist sisse murda ning politsei näitab, et nad ei tee nalja, siis sind ei viida kinnipidamiskeskusesse, sind tulistatakse. Kõik, kes mõtlevad uude riiki tungimisele, teavad, et see pole koht, kuhu tasub minna. Me läheme naaberriikidesse, see lihtsalt ei ole seda väärt. Meid võidakse tõesti tulistada. Ma ei taha, et mind tulistataks. Nii et sellel pole mingit mõtet. Ja poisid, nagu te peate lihtsalt sellele vaatama, eks. Vaadake erinevust Poola ja Rootsi McDonaldsi vahel täna. Näete 2 erinevat emigratsioonipoliitikat töös. Rootsi, ärka üles enne, kui on liiga hilja. See 0 tolerantsi poliitika, see tegelikult töötab. Nüüd vaadake, ma ei saa teile öelda, et põhjus, miks see McDonald's on nii ära lõhutud, on selles, et seal söövad illegaalsed sisserändajad. Ja põhjus, miks Poola on nii puhas, on selles, et seal on ainult poolakad.
ma tegelikult ei tea selle põhjust, aga isegi kui sellel pole mingit pistmist sissetungijatega, siis see on metafoor. Metafoor selle kohta, milline näeb välja ühiskond, kui ta tegelikult peab õigusriigi põhimõtetest kinni ega lase ebaseaduslikel inimestel sisse tulla ja tungida, nagu nad teevad siin selles videos. Ma mõtlen, kui nad teevad selliseid asju, see tegelikult lihtsalt heidutab inimesi sisse tungimast. Kes oleks osanud arvata? Me proovime minna, me ei lähe. Nii et see immigrant või sissetungija on sõna otseses mõttes piisavalt idiootlik, et öelda Poola politseile, me ei ürita midagi teha, lihtsalt tulistage mind, vaata, mis edasi juhtub. See on Poola armee. Nad tõesti tulistasid teda. Nad tõesti tulistavad teda. Nad tõesti tulistavad, sest ta on piisavalt rumal, et arvata, et ta võib jamada. Sest tead, mida ta on kuulnud? Ta on kuulnud kõigilt oma sissetungijatest sõpradelt, et kuulge, Euroopas ei tehta teile midagi. Ära muretse selle pärast, sa võid lihtsalt minna. Ja nii ta ütlebki, tulistage mind, ma olen teist parem. Ja poolakad on nagu, okei, idioot, sa ei ole siin teretulnud, see on ju veel üks video, eks, kellestki, kes üritab ebaseaduslikult sisse tungida. Ta üritab Valgevenest üle tulla ja ronib üle aia. Ja ta võetakse kohe kinni. Kohe. Nad on lihtsalt nagu, ei, härra, see ei juhtu, sa ei ole meie riigi kutsutud ja nagu me tihti ütleme, need asjad juhtuvad koos. Sul on vaja tugevat politseid, tugevat valitsust ja tugevaid poliitikaid, et peatada sissetung. Kui sul on kurjad inimesed, kes üritavad sisse tulla ja sinu ühiskonna üle võtta, nagu siin. Me muutsime oma seadust, kui meie sõdur tapeti odaga. Me muutsime oma seadust ja meie sõdurid võivad nüüd kasutada teravmoona. Mul on sõnum kõigile džihadistidele. Ärge tulge Poola piirile. Ärge proovige meie sõdureid kahjustada, sest te saate surma. Otseselt öeldes, üks meie sõdur tapeti odaga. Ja teate mis? Me usume, et peame kaitsma oma sõdureid selle eest, et neid odadega ei tapetaks, selle asemel, et lubada illegaalselt riigis viibivatel inimestel saada rohkem õigusi kui neid. Tulistati surnuks ja pange mu sõna tähele, kommunistid. Tuleb päev, mil kristlik Euroopa tõuseb. Tuleb päev, mil me vabastame valitsused kommunistidest. Me vabaneme džihadistidest ja muudame Euroopa taas suureks. Ja pidage alati meeles minu motot. Õppige Poolalt. Olge nagu Poola. Ma mõtlen, vaadake, see on alati hirmutav, kui kuulete kedagi rääkimas kuidagi väga, ma ei tea, natsionalistlikult. Aga pidage ka meeles, et samal ajal käivad need kaks asja käsi käes. Ole uhke selle üle, kust sa tuled. Ole uhke selle üle, millesse sa usud. Pea meeles, see ongi Euroopa. Inimesed püüavad Euroopa rahvale kahju teha. Sissetungijad püüdsid Euroopa rahvale kahju teha. Ja see nõuab poolakate. Euroopa rahvas, et seista sissetungijate vastu. Lihtsalt vaadake seda videot. 6 välismaalast ahistasid trammis naist ja ründasid jõhkralt 2 poolakat, kes assusid tema kaitseks välja. Politsei on 2 kahtlusalust kinni pidanud ja otsib teisi. Vaadake seda. Ma ei tea, millest sa räägid. Ma ei taha seda teha. Ma ei taha seda teha. Ma seda teha. Neid naisi ründavad, need sissetungijad. Nad ründavad neid. Ja siis astuvad Poola patrioodid nende kaitseks välja. Nüüd saavad need Poola patrioodid ise kannatada kõige selle tõttu, mis toimub. Aga meie ajal oleme harjunud sellega, et mehed ei lähe enam naisi kaitsma, sest nad kardavad nii väga. Aga kui sa kasvad üles ühiskonnas, mis ütleb, et me oleme valmis oma väärtusi kaitsma ja tõeliselt valmis oma naisi kaitsma, siis püsib ühiskond turvalisena. Hullumeelne. See on lihtsalt hullumeelne video. Ma vihkan selle jama vaatamist. Ma lihtsalt vihkan seda vaadata. Seda on tõesti raske vaadata. Vaatame seda järgmist. Anna see tasuta ja siis muutud agressiivseks. Ja fanid! Miks me ei näe seda sinu riigis? Sest me oleme targad. Me oleme loogilised. Sest me teame, et on olemas petised ja nad rikuvad kogu linna õhkonna. Meil oli Krakowis üks Aafrikast pärit mees, kes üritas inimesi petta. Ta arreteeriti kohe. Arreteerige nad, pange nad vangi. Politsei on kohal, kõik politsei on kohal. Lähme, ma küsin neid. Küsime Paulilt. Me näeme kõiki neid aafriklasi pettumas.